Poolsaare varumängijate pingil on number 2 Roman Svidovits. Tuleb Senderdus, väravaht on väravast väljas ja nüüd on lahti sealt see pall seal vastu veel kolmandat Järve mängijat ja ohoi. Igatahes uus pall tuleb ka korralik. Jõudnud siis Kovalevski. Tuleb Senderdus keskele, Sild on seal, aga Paju klaarib. Nüüd tuleb kaugelt löök, korralik, tugev löök. Oi, kui paha tagasi sööb praegu. Novikov lõikab selle palli vahelt ära ja BJK läheb juhtima. Jevgeni Novikov siis väga kavala rebasena teab õigel ajal õiges kohas olla. Aimas, et seal nüüd Järve mehed võivad endale ise ehitada ja ehitasid ka väga halb tagasisööt. Mitte kellelegi ja Novikov lõikab. Tuleb nüüd üks vähe pikem pall. Seal on üsna ebamugav neid palle püüda. Kas Mardiste mängib käega, kohtuniku käsi läheb taskusse. See on teine kollane kaart, see on punane kaart. Ja Mirko Mardiste mäng taas kord on lõppenud punase kaardiga. Pall paremale äärel. Leftsov, Senderdus kasti, aga Koort pillab seal. Ja nüüd saab päris hästi Järve siin tulla. Tuleb löök, Koort on vahel. Ja kas siin on nüüd varianti? Tuleb löök ja ei olnud paha löök. Mossin. Ja päris kena dribling tuleb siin esimene hea šans. Kas on viigivärav käes? Ei, joone pealt võetakse see pall ära. Tundub, et kanter. Sealt on Barinov tõusmas. Pall läheb nüüd pikalt ette, aga suudab teise uute ka teha. Toob selle palli sinna kasti ka, aga seal väravaht on esimeseni jaalnud. Pall on endiselt mängus Barinov. Teine katse veel ja sealt Kovalevski lööb palli koos väravahiga sisse, nii et BJK vähemuses olles lööb siin oma teise värava. Väga kena sooritus koduvõistkonnalt ja kohe näeme seda ka kord. BJK-l enam väravaid vaja, kahega läks ees 10 minti mängida. Ja oi, kui ilus löök, aga see läheb värava peale. Kui nüüd teisel pool väljakut Kauniste, kas lööb ära? 2 minutit normaalaega pluss veel lisaminutid. Vaatame selle nurgalöögi ära, siit tuleb ka löök. Ja ongi kõik. 3. lisaminut tiksub täis. Kohtunik Maksim Ramazanov paneb vile suhu, vilistab selle kohtumise lõppenuks. Järve mehed kukuvad kui loogus.